aga minul ei ole teile mingit toredat slaidi esitlust, nagu meil siin härral Veeblil oli ja kõigil teistel ka, mulle tundub. Ehk siis mina lihtsalt räägin teile nii palju, kui mina teile rääkida oskan. Mulle öeldi, miks mul ikka mikker on? Ja mina olen siis tõepoolest aspirant. Käisin aspirantuuris Võrus, olin seal 5 nädalat ja tegin seal siis aspirantuuri asju, õppisin käsku kirjutama. Väga, väga mõnus oli. Ainult 1 nädal olime väljas maastikul, tegelikult. Nii et kõik oli hästi. Ei olnud üldse nii külm, kui karta võib. Aga alustan siis sellest, et olen Joanna Roopa siis, aspirant, ja minu ametikoht on siis, kui nüüd hästi uhkelt öelda, siis Maaväe 1. diviisi, 1. jalaväebrigaadi, 16. õhutõrjepataljoni, Bravo kahuripatarei ülema abi. Ehk siis jah, minu alluvuses on need 109 meest, kes on Bravo kahuripatareis. Või noh, ma ütlen, et on minu alluvuses, aga kui palju mina neid juhin, kui palju patarei ülem neid päriselt juhib, ma olen ikkagi abi. Nagu see A-täht mul siin kenasti ütleb kõigile. Et ma tegelen igapäevaselt ikkagi ühe rühmaga peamiselt, sest neil ei ole ette nähtud oma rühmaülemat, ehk siis mina olen nende jaoks olemas kogu aeg ja teen siis rühmaülema asju rohkem, kui ma tegelen kogu patareiga, aga on ka juhuseid, kus patarei ülem näiteks läheb ära, annab ohjad mulle ja siis mina pean majandama kõigi nende kahurite ja kogu siis allüksusega. Aga siis tulen natukene ringiga tagasi. Millal mina näiteks alustasin selle militaarteemaga oligi 11. klassis, kui sai valida siis riigikaitseõppe kursuse valikainena. Üks põhjus, miks ma selle valisin, oli see, et sai 2 valikaine punkti. Ja teine põhjus oli see, et teadsin, et tuleb riigikaitselaager ja õde oli rääkinud, et see on lahe, nii et siis ma mõtlesin, et ma lähen. Ja siis oligi nood, et läksin sinna riigikaitselaagrisse, kestis 3 päeva. Peamine päev, mis me seal olime, 100. Ei olnud väga lahe, aga tegevused oli lahedad. Ja seal koha peal oli meil siis üks ajateenija parameedik, kes siis rääkis, kui lahe tegelikult, või noh, kui lahe on ja vastas meil mingit naljakatele küsimustele, mis meil olid. Ja siis seal ma mõtlesin, et nii ongi nagu, nüüd ma lähen. Ja siis ma 12. klassi siis käisingi selle mõttega, et nüüd ma lähen ja siis ma hakkasin otsima igast mingeid asju. Ma isegi otsisin kuskilt välja mingid tabelid, mingisuguste füüsiliste normide kohta, mis peavad kõik olema. Ma lugesin neid tabeleid, ma ei saa mitte midagi aru, see ei aidanud mind. Ja siis ma mõtlesin, et ma siis lähen kohale, vaatan, mis nad ütlevad mulle. Ja läksin kohale, ütlesid, et palun väga ja siis ma läksin Tapale. Ja nüüd ma olen siis õhutõrjes. 7 kuud vist on täis saanud, ma ei tea, ma ei loe. Teised loevad. Ja nii on, et alustasin siis samamoodi juulis selle baaskursusega. Kaevasime kaevikuid, tegime mingeid seljakottidega mingi rännakuid ja olime muidu muhedad. Siis läksin allohvitsari kursusele, sellepärast, et teine võimalus oli minna autojuhiks ja no ma väga ei tahtnud. Ma mõtlesin, et kui ma juba olen kohale tulnud, et siis ma ei tulnud siia selleks, et autoga sõita lihtsalt terve aeg. Et siis ma mõtlesin, et tahaks nagu midagi teha reaalselt, et siis ma otsustasin allohvitsari kursuse kasuks ja seal alles tegelikult hakkasid siis kaaslased rääkima, et selline asi nagu aspirantuur on ka olemas, kus saab siis rühmaülemaks ja siis ma nagu mõtlesin, et see on timm, siis ma lähen sinna. Ja meil tegelikult oli üsna palju ka konkurentsi seal, aga ma läksin, sest ma olin lihtsalt parem. No okei, mingid teised vennad said ka, aga ma sain ikkagi vaatamata sellele, et seal tegelikult olid täitsa normaalsed nagu inimesed, kes tahtsid ka, aga ühesõnaga mina ikkagi sain, sest
sest ma tahtsin. Ja siis ma käisin Võrus. Sealt käisime iga nädalavahetus kodus. Alguses absoluutselt ei olnud seda plaani, sest ma elan Põhja-Eestis ja ma ei hakka nagu, see ei tundunud üldse normaalne. Aga siis ma läksin Võrru ja siis mul sõber oli autoga ja siis me sõitsime iga kord tagasi. Ja nii oligi. Võrus tegime siis mingisugust, kirjutasime käsku ja lugesime käsku ja kirjutasime veel käsku, siis me andsime käsku. Ja käisime nädala maastikul, tegime seal mingi rünnakuid, me tegime jalaväge seal, mis oli veits naljakas, sest ma ei ole tegelikult jalaväärane, aga kogemus omaette. Et siis oligi see 5 nädalat seal Võrus sai täis, tulin Tapale tagasi, sain siis hakata tegelema sellega, millega ma õhutõrjes tegelen. Kirjutasin õhutõrjekäsku ja tegime 3 nädalat mingisugust õhutõrje ja mingit asja ja nüüd ma olen siis allüksuse kursusel, kus ma siis reaalselt sain nüüd oma üksusega kokku. Näen siis, mis inimesed mulle on antud ja siis nüüd tegeleme nendega. Et meil tegelikult täna just lõppes üks metsalaager. Pidin sealt natukene teistest varem ära tulema, et ma jõuaksin vesus käia, et ma siia saaksin tulla normaalselt ilma siis mingisuguste metsavarustuseta. Ja tegelikult ei olnud see nädal ka väga külm. Magasime telgis ja kütsime ahju ja oli tore. Käisime seal mingi laskmas ja huvitav oli tegelikult, vaatamata sellelt me tegelikult liiga palju ei teinud seal, sest mina olin juhtimispunktis ja ülem oli seal, nii et ma liiga palju ei teinud. Ja nüüd ongi niimoodi selle allüksuse kursuse liigun niimoodi edasi vaikselt. Käime jälle mingisugused, teeme mingid õppuseid, vahepeal oleme metsas, siis hooldame, siis lähme jälle metsa ja siis jälle hooldame. Et me niimoodi hüppame edasi tagasi. Et olla siis valmis lõpuks kevadtormiks ja lõpuks siis ka reservi minekuks. Aga kuna mulle tegelikult siin nii palju meeldib, on meeldima hakanud kogu see süsteem, siis mina mõtlen, et ma jään tegevaks. Et vaatan siis, mismoodi näeb välja tegevelu, sest nüüd süsteemis sees olles ma saan aru küll, et ajateeni ja tegev, et tegelikult on täitsa erinevad asjad. Ja siis ongi 1 aasta saan olla siis instruktor oma siis praeguse auastmega. Ma nüüd ütlen ära ka, et see aspirant ei ole selline nagu ametlik auaste. Ehk siis tegelikult, kui ma jään nüüd tegevaks, siis ma olen noorem seersent. Ikkagi, kahjuks. Et see aspirant tähendab siis seda, et kui ma nüüd lähen reservi, siis see tähendab seda, et ma olen reservohvitser. Et see muud ei tähenda, et see mulle praegu nagu tegelikult midagi rohkemat ei anna. Et olen ikkagi noorem seersent. Ja jah, nii on. Ma ei tea, mul ei ole teile liiga palju rohkem rääkida, muidu ma jään lihtsalt heietama siin mingi ühte ja sama asja, et siis võime vist, ma arvan, mingeid küsimusi küsida.